Täna siis jätkame jutluse sarja Soovin, et sul läheks hästi. Ja täna me räägime sellest juba 4. korda ja hoiatan juba ette, et see ei ole viimane. Et sellest teemast on nii palju rääkida ja ma ise olen selles suhtes, mulle väga meeldib seda teemade järgi jutlusi ka ette valmistada, sest eriti magus on see, kuidas ma neid isiklikke ilmutusi sellest saan. Ja siis ma juba põnevusega mõtlen, ma saan seda jagada ka teile. Nii et läheme siis täna jälle selle teemaga edasi. See on Jumala süda, tema soovib, et sinul läheks igati hästi. Ja kui me mõtleme nüüd enda peale ja oma loomuse peale, üldse inimloomuse peale, siis inimene on oma loomult võtja, pigem võtja. Ja ka Jumal on andja ja ainus põhjus andmiseks Jumalale oled sina. Tema tegi kogu universumi sinu jaoks, et sind teenida sinule. Ja me ju teame, et Jumal lõi kõik hästi, Piibel kinnitab seda ja Jumal pani inimese selle kõige üle valitsema. Lisaks sellele tõi ta veel ühe täiusliku ohvri sinu ja minu eest. See põhjus anda olid jällegi sina. Nii nagu Piibel ütleb Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, eks ole. Ta on andnud ja andmise põhjus, andmise vundament iseenesest ongi armastus. Ja Jumala prioriteet, Jumala tähtsusjärjekord oled sina. Sina oled number 1, sina oled kõige tähtsam tema jaoks. Hoia see endale igavesest ajast igavesti meeles, sina oled kõige tema armastuse alus, tema andmise alus. Ja Matteuse 6:33, ma usun siin kogenud käijad juba teavad seda peast, aga ma loen seda teile veel, Matteuse 6:33 ütleb, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ja see esmalt on siis esiteks, kõigepealt, enne ja seda siis ajas, järjestuses ja tähtsuses. Ja see tähistab siis sageli esimest järjestuses või kõige olulisemat. See on see esmalt. Ja Uues Testamendis kasutatakse seda rõhutamaks, mida tuleks kaaluda või teha enne kõike muud, rõhutades teatud tegevuste või põhimõtete esmatähtsust. Vaat see kõik tähendab seda esmalt. Ja tead, mis see eriti huvitav oli? Ma olin nii põnevil, kui ma seda avastasin, siis seda kõike, kõik on kõik, eks ole, nii nagu meie piiskopki ütleb, kõik tähendab kõike, aga tead, see oli mulle täielik avastus jälle ja ma tahan seda ka sinuga jagada, et mis see seda siis on seal algtekstis. Ja see seda on see, need, tema naissoost ja tema meessoost. Minu jaoks oli see täielik revolutsioon. Seda ehk ühe sõnaga Jumal annab seda ja ka tema pealegi, kui me otsime esmalt Jumala riiki. Nii et noored, kes te meil siin saalis olete, teie olete oma elus suurepärases kohas, sest teil on teada elu valem. Otsi esmalt Jumala riiki ja tema õigust ja siis see ja ka tema antakse teile pealegi. Minu meelest on see lihtsalt geniaalne. et see seda on isegi mõeldud, sinu tulevane, ütleme siis niimoodi otse välja, tema see naissoost ja tema naissoost, meessoost ja naissoost. Need imeline. Ja üleüldiselt see tõotus loomulikult on meile kõigile. Nii et pane ajaliselt, järjestuses ja tähtsuses Jumal esikohale ja seda kõike antakse pealegi. Ja issanda tähtsusjärjekord on kes? Sina. Kas meie vastame samaga? Saame me siin ainult küsida. Et kas Jumala riik on see meie esmalt? Aja mõistes, järjekorra mõistes,
tähtsuse mõistes. Esmalt aja mõttes, tähtsuse mõttes, järjestuse mõttes. Ja nüüd vaatame 5. Moosese raamatut 29. peatükki ja see salm on seal 8, kus siis Mooses ütles Iisraeli rahvale: seepärast pidage selle seaduse sõnu ja tehke nende järgi, et teil oleks kordamine kõiges, mida te teete. Ja 2. ajaraamatu 26:5, kui sa ei jõua nii ruttu otsida, siis lihtsalt naudi ja kuula ja pane kirjakohad kirja või tee pilti sellest slaidist, kus on kirjakohad kõik kenasti peal, aga 2. ajaraamatu 26:5 ütleb, et ta otsis Jumalat nii kaua, kui elas Sakarja, kes oli arukas Jumala nägemises, ja nii kaua, kui ta otsis Issandat, andis Jumal temale edu. Jutt käib siin Juuda kuningas Ussiast ja Sakarja, keda siin nimetatakse, oli ülempreester Joojada poeg. Ja piibel siin ütleb, et see Sakarja oli arukas Jumala nägemises. Ja Juuda kuningas nii kaua, kui siis Sakarja, kes oli arukas Juuda nägemises, elas, nii kaua otsis ka kuningas Jumalat. Nii et üks vahelepõige lihtsalt selle kirjakoha valguses oleks see, et pane tähele, kellega sa läbi käid. Nii kaua, kui Juuda kuningas Ussia sai olla koos Sakarjaga, nii kaua oli ta Jumalaga ja kui Sakarjat enam ei olnud, siis juhtus midagi muud. Sellest me loeme natukese aja pärast. Nii, pane tähele, kellega sa läbi käid. Ja ma kuulasin ühte podcasti ja seal ütles hästi, et iga inimene on oma 5 sõbra keskmine. See on jälle minu arust nii hästi öeldud, et iga inimene on oma 5 sõbra keskmine, et lase oma 5 sõpra peast läbi, sina oled nende keskmine. Nii et see on tähtis, kellega sa läbi käid. Aga see kuningas Ussia, tema oli kuulus, tal oli suur edu, ta võitles ja ta võitis. Ja seesama ajaraamat 26, ma ei pannud sinna salme järgi, sest ma loen nii mitut salmi seal. Aga salmid 9 ja 10, 26. peatükis esimeses ajaraamatus ütleb, et ja Ussia, seesama kuningas siis, kellest praegu jutt käib, ehitas Jeruusalemma tornid nurgavärava, oruvärava ja kõveriku peale ning kindlustas need. Ta ehitas torne kõrbe, kaevas palju kaevusid, sest tal oli palju karja madalmaal ja tasandikul, põllumehi ja viinamäetöölisi mäestikus ja viljapuuaedades, kuna ta armastas põllutööd. Piibel kirjeldab veel seda, et tal oli tugev sõjavägi. Ja salmid 14-15 loen ma sulle, kus ta ütleb, et ja Ussia varustas neid, kogu sõjaväge, kilpide, piikide, kiivrite, soomusrüüde, ambude ja lingukividega. Ja ta tegi Jeruusalemma osavalt leiutatud seadeldised, tornide ja nurkade peale, noolte ja suurte kivide heitmiseks ja tema kuulsus levis kaugele, sest ta sai imepäraselt abi, kuni ta sai vägevaks. Nüüd oli andekas, ta oli töökas ja piibel ütleb, et ta sai imepäraselt abi, kuni ta sai vägevaks. Ja nüüd see imepäraselt, see on jällegi väga tähelepanuväärne. See imepäraselt tähendab jumalikult, inimlike võimetega vastuolus. Seal oli Jumala väe avaldumine, et Jumal toetas teda. Seal ei olnud niivõrd isegi seda inimlikku andekust, aga see oli lausa inimlike võimetega vastuolus. Jumala väe avaldumine oli, seal ta sai imepäraselt abi, sest tema tähelepanu oli Jumala peal. Nüüd salm 16 on natuke kurb salm, päris palju kurb salm. See ütleb, et aga kui ta oli saanud vägevaks, läks ta süda ülbeks. Nõnda, et ta talitas kõlvatult ja murdis truudust Issandale, oma Jumalale. Ta läks Issanda templisse suitsutama suitsutusaltaril. Ja kui mõelda, mis siis selles vale oli, siis Jumalal oli kord, preestrid olid need, kes suitsutasid suitsutusaltaril, aga tema süda läks ülbeks ja tema arvas, et tema võib Jumala korraldustest üle astuda ja teha seda, mida tema ise tahab, sest tema on nüüd nii ütlemata vägev, nii andekas. Ja lõpuks elas ta üksinda oma ette pidalitõbisena.
nii kaua, kui ta otsis Jumalat, oli tal edu. Meil on siit, mida kõrva taha panna. Ja üldsegi ma usun, et sa oled märganud, et mõnda inimest võib jõukus kahjustada. Edu võib teda kahjustada. Ja Jumal on nii hea ja armuline ja ta ei taha inimest kahjustada ja ta armastab meid selleks liiga palju, et meid kahjustada ja inimene ei kanna välja, iga inimene lihtsalt ei kanna jõukust ja edu välja. Nii et kui vahepeal mingi pidur on peal, siis pigem võib see olla Jumala arm, sest et võib-olla me ei ole veel valmis. Kes teab? Iga inimene igas eluhetkes ei pruugi edu ja jõukust välja kanda. Ja me lugesime, et Sakarja eluajal oli ta Jumala, et kui Sakarja elas, siis sel ajal oli kuningas Jumalaga lähedane. Ja üldiselt Jumalaga lähedane inimene on andja, sest Jumal on andja. Ja öeldakse ju kas või kui peremees ja koer, et kui nad on kaua koos, nad lähevad teineteise nägu. Samamoodi on, kui sa ikkagi oled lähedane Jumalaga, sa lähed Jumala nägu ja kui Jumal on andja, siis oled sina andja. Nii et ole Jumalaga lähedane, voola läbi ja sul ei ole puudust. Võtame veel ühe inimese, õigemini 2, Aabram ja Lott. Sellel ajaperioodil, millest ma praegu räägin, oli Abraham veel Aabram. Ja Aabram siis elas, hiljem Abraham, tema elas ligi 20 sajandit enne Kristust, umbes 4000 aastat tagasi. Ja Jumal kutsus Aabrami, kes elas umbes 11 põlvkonda pärast Noad. Ja rahvas oli peale uputust, veeuputust, mis siis Noa ajal oli, taas patuteele minemas ja Jumal kutsus Aabramit oma maat lahkuma, minema Kaanani maale, mis on praeguse aja Iisrael, ja tõotas talle 1. Moosese 12.2. Ma teen sind suureks rahvaks, me oleme seda lugenud, küll ei tee küllale liiga. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Seda me oleme juba kuulnud, sellest me oleme juba aru saanud, et Jumal õnnistab meid, et me oleksime õnnistuseks. See on üks põhjus, miks Jumal tahab sind õnnistada, et sina oleksid õnnistuseks. Ja nüüd Aabram ja Lott siis. Lott oli Aabrami venna poeg. Ja nemad võtsid siis, ja Jumal kutsus siis Aabrami Kaanani maale minema ja siis Aabram võttis Loti kaasa, nad võtsid oma pered, võtsid oma varandused, mis nad olid soetanud ja 1. Moosese 13 me loeme seda, et Aabram ja Lott olid nii edukad, et nad ei mahtunud oma karjadega enam ühele territooriumile ära ja siis nad pidid eraldi elama asuma. Maa ei suutnud karja enam toita, nad pidid eraldi elama asuma. Ja Aabram siis näitas Lotile maad ja ütles, vali sina esimesena, kus sa tahad elada ja Lott siis vaatas seda maad ja nägi Jordani piirkonda ja Piibel nimetas, et see nägi välja nagu issanda rohuaed. See oli nii hea, lopsakas, viljakas ja Lott valis parema. Valis parema endale ja Aabram oli sellega rahul ja tema võttis halvema. Temale jäi halvem maa, aga temal oli Jumala õnnistus. Sest Jumal oli temale tõotanud, et ta õnnistab. Ja Aabram oli siis selline mees, kes nagu ka siis mõisavalitseja, kellest me rääkisime eelmisel korral, kes nägi Jumalat oma allikana, isegi selle halval maal isegi kõrbes. Nüüd mõlemad, nii Lott kui Aabram, olid jõukad, mõlemad olid edukad, aga Lott pani raha esikohale. Aabram ei pannud. Ja mis siis juhtub, kui raha pannakse esikohale? 1. Timoteuse 6:9-10, siia ma kirjutasin ikka. Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus.
sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on iseendale valmistanud palju valu. Nüüd süda võib olla raha suhtes õige ja süda võib olla ka raha suhtes vale. Inimese hing võib olla selle põrmu küljes kinni ja inimese hing võib ka mitte olla selle põrmu küljes kinni. Rahaarmastus on see kurja juur ja Loti puhul oli see lugu, et see maa, mille Lott valis, seal olid ka linnad Soodom ja Gomorra, mille Jumal hiljem ära hävitas, sest piibel kirjeldab, et Soodoma mehed olid väga patused Jumala ees. Nii et tegelikult Lott riskis terve oma pere heaoluga, valides lähtuvalt siis sellest, mida ta oma silmadega nägi. Ja siis Jumal kordas oma tõotust Aabramile, 1. Moosese 13:14. Ütleb niimoodi, et ja issand ütles Aabramile pärast seda, kui Lott tema juurest oli lahkunud, tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole. Et need ilmakaared olid huvitavad, põhilõuna olid paigas, aga ida-lääs veel ei olnud, olid hommik ja õhtu. Sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks. Lott nägi maiste silmadega ja tegi valiku. Jumal andis Aabramile sellise näha selliste või kutsus teda üles nägema vaimulike silmadega ja issand õnnistas Aabramit. Ja ma mõtlesin sellele, et see Jumala õnnistus, see ongi see meie vara, see ongi see meie varandus. Et Jumal on meie allikas ja tema õnnistuste tulemusena on meil vara ja on meil edu. Ja iseenesest ma mõtlesin seda, et kui Jumal on meie allikas, siis pole meie varandus Jumala õnnistus, et kui mul on varandus, siis see tähendab, et mul on Jumala õnnistus, vaid hoopis Jumala õnnistus, see on minu varandus. Mitte minu varandus ei ole õnnistus, vaid õnnistus on varandus. Ma loodan, et ma ei läinud liiga keeruliseks, liiga segaseks. Ja tema õnnistus, Jumala soosing, see ongi meie vara. Jumala lastena, kristlastena. Jumal on meie allikas, et inimesed võivad su kas või paljaks varastada, aga nad ei saa varastada sinult Jumala õnnistust, tema soosingut. Et tõeline raha on Jumala õnnistus. Et püsime Jumala ligi, et omada seda tõelist vara. Ükskõik, mis juhtub, hädad, tulekahjud, vargad, kui sina oled Jumala ligi, siis on sul Jumala õnnistus ja siis on sul ka vara. Siis Jumal kannab hoolt. Ja kui vahepeal tulevad need muremõtted ja kiusud ja sellised muretsemised on ja, siis see on pesuehtne saatan, kes püüab meid rõhuda maa ligi, suruda, varba alla saada, et sa ometi ei oleks usus, et sa ometi ei loodaks Jumala peale. Neid hetki tuleb. Ja piibel ütleb, seiske siis vastu kuradile, kui need hetked tulevad. Ja tänu Jumalale, et ta on meile toeks nendel hetkedel. Nii et sinu tõeline vara on see, kui sul on Jumala õnnistus. Et Abraham näiteks sai küll endale kehvema maa, aga temal oli Jumala õnnistus. Siis tegelikult kogu vara oli tal alles, kui Jumala õnnistus oli tal. Et Matteuse 6:33 tähendab, ütleb, et otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ja ole andja mitte selleks, et saada, vaid et sa paned Jumala riigi esikohale. Ja kui sa hakkad elama, et anda, mitte elama, et saada, siis üleloomulikud allikad avanevad. Ma loen nüüd meile väga tuntud kirja kohta, mida me oleme lugenud väga tihti korjanduse ajal. 2. Korintlaste 9. Ja 8. salmist alustan. See ütleb, Jumal on vägev, andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt
ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis. Jumal on vägev andma. Piibel ütleb nii et see on olemas sinu jaoks, aga see ei juhtu automaatselt. Jumal on vägev andma, selles ei ole üldse probleem, aga see ei juhtu automaatselt. Siin on meie samm astuda. Salm 8 siis, et põhjus, et jõukus sinuni jõuab, on see, et sina oled õnnistuseks, et sa oleksid rikas iga hea teo tarvis. Jumal on vägev andma. Miks? Et sa teeksid head, ütleb ju tegelikult Piibel, on ju. Mitte, et sul oleks leib laual, nii naljakas. Et sul oleks ikka raha ja saaks hakkama, vaid et sa saaksid head teha. Ja kui palju Jumal ikka meie mõtlemist veel tahab suunata, sest tavapärane inimene ikka nii ei mõtle, on ju. Sul on vara selleks, et elada, et oleks mida pärida oma järglastele. Aga Piibel ütleb, et oleks ikka kõike küllaldaselt, et oleksite rikkad iga teo tarvis. Nüüd salmid 10 sinna ja edasi ütleb, et tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale. Sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. Selle abistamise ehtsuse tõttu te ülistate Jumalat oma kuulekuses Kristuse evangeeliumi tunnistamisel ja oma osaduse siiruses nende ja kõikidega. 10. salm, tema, kes annab seemne külvajale. Kellele Jumal annab seemne? Külvajale. Just. Ja mida Jumal rohkendab? Rohkendab külvi. Et Jumal on vägev andma, aga see ei juhtu automaatselt. Tema annab seemne sellele, kes külvab. Ja tema rohkendab ja paljundab külvi. Ja see kirjakoht jällegi see lõik, mida ma lugesin, et te saaksite rikkaks igasuguse headuse poolest, mis valmistab tänu Jumalale. Nii et see külv on ka üks headuse näitamine ja see valmistab tänu Jumalale. Ja siin jällegi ta ütleb, et muutub rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. Jällegi see meie külv annab põhjust tänada Jumalat. Ja siin ta ütleb, et meie antud abi, et selle teenistuse kaudu antud abi leevendab pühade puudust. Maksab arved ära, eks ole. Ja siin ta räägib veel, et Kristuse evangeeliumi tunnistamine, andmine on seotud väga lähedalt ju Kristuse evangeeliumi tunnistamisega. Nii et kui sa annad, siis sa evangeliseerid tegelikult. Nii et Jumal annab seemne külvajale ja tema rohkendab külvi. Ja kui me oleme külvajad, siis Jumal kannab hoolt, et sul on ka seeme olemas. Kui me oleme külvajad, siis Jumal kannab hoolt, et su seemega paljuneks. See on Jumala printsiip. Ja ma lõpetan 2 lausega, mida ma eelmistel jutlustel viimasena kasutasin, et kui Jumal saab sinu läbi anda, siis saab ta ka sulle anda. Ja kui Jumal saab sind rahaasjus usaldada, siis ta usaldab selle sinu kätte. Jumal õnnistagu sind ja hoia ikka Jumalale ligi, sest kõige suurem vara on tema õnnistus. Kui see on sul olemas, siis muu on juba nii-öelda, kas aja küsimus või mis iganes, aga Jumala õnnistus on see sinu vara. Oleme tema ligi ja kõik saab korda. Aamen.